Tere Agnes, kas sa räägiksid natukene lähemalt oma kogemusest ühe tootega, milleks on Ecoshi Detox soolepuhastus? Ma räägin hea meelega, sest et see on üks minu lemmikumaid ja kasutatavamaid tooteid. Ma päriselt ka kasutan seda praktiliselt igapäevaselt ja lihtsalt sel lihtsal põhjusel, et see aitab mu soole tegevuse korras hoida. Kuidas ta aitab sul selle soole tegevuse korras hoida? Kuna mul on nagu üsna tundlik kõht ja ma ei talu nagu kõiki toiduaineid, siis mul kipub see kõht minema vahel nagu lahti, siis läheb jälle kinni ja siis tekivad sellised veel ebameeldivad gaasid. Ja kui ma seda kiudaineid nagu sisse söön, siis ta põhimõtteliselt võtab ära need probleemid mul, nii kõhu kinnisuse, kõhu lahtisuse. Aga mis kõige huvitav on see, et ta kuidagi võtab ka need gaasid kinni, et ta reaalselt aitabki mul selle kõhu hoida sellise mõnusa, pehme ja korras. Ja ma võtan selle alati kaasa ka endale reisidele, sest et ma ei tea, mis seal lennukis toimub, ilmselt pikad istumise tunnid, mul kõht läheb kinni, siis kui ma sinna lõunamaale jõuan, siis seal kohalik toit ja jook, siis teeb kõhu lahti jälle, et põhimõtteliselt, kui ma seda tarbin, mul ei ole neid reaalseid neid probleeme ja see rikuks terve reisi ära, kui mul kogu aeg oleks need probleemid. Aga sa mainisid, et ta sisaldab kiudaineid, aga kas nende kiudained on siis nagu see peamine toimeaine selles tootes? Jaa, see ongi nagu kiudainete toode, siin on muid kasulikke asju ka sees, aga siis näiteks see kõrbe teelehe kestad on siin sees ja selle võime on veega kokku puutudes paisuda kordades suuremaks ja see tekitab seal kõhus sukse mõnusa kõht on nagu täis. See tähendab seda, et mul ei ole ka nagu nii suurt söömise vajadust, ülesöömise vajadust. Samamoodi kui see keeljas mass on seal kõhus mul, siis ta sisuliselt nagu tõmbab ja imab soolekurdudest neid jääkaineid, toksiine, ka raske metalle, isegi kolesterooli, et tegelikult see ongi ka kiudainete funktsioon üldiselt, tõmmata kõiki neid jääkaineid nagu endasse ja väljutada. Lisaks on siin veel sees piimhappebakterid, mis on nagu väga hea, mulle see väga meeldib, seepärast, et piimhappebakterid aitavad hoida mu kõhu mikrofloora korras, ta on nagu nende funktsioon on tegelikult kaitsta meie soolestikku ehk tegelikult meie immuunsüsteemi, kuna 80% immuunsüsteemist asubki soolestikus ja lisaks nad veel aitavad toitaineid lõhustada ja neil imenduda. Ja see on põhimõtteliselt. Aga kuidas sa seda toodet siis nagu tarbid? Et kas sa sööd seda lusikaga või millegi sees? Mina võtan hommikul kohe ärgates ühe supilusikatäie, tegelikult isegi 2 klaasi veega ja see vesi võiks isegi olla soe, sest soe vesi on organismil palju kergem vastu võtta kui külma vett ja kui ma teda 1 supilusikas päevas võtan, siis jätkub teda ka kuuks ajaks. Ja seda tahaks ka veel lisaks öelda, et kes tahab oma kehakaaluga tegeleda, siis nemad võiksid võtta isegi 2 supilusikatäid päevas, siis näiteks 1 hommikul ja teine õhtul, aga kindlasti on vaja juua piisavalt vett, seepärast, et need kiudained tõmbavad vett päris palju endasse ja siis võib hoopis tekkida kõhukinnisus, et kindlasti juua vähemalt 1,5 liitrit päevas vett. Et sa ütled siis seda, et see toode on hea inimestele, kellel on seedimisega probleeme, et tal on kõhukinnisus või kõhu lahtisus või on puhitused kõhus, et see lihtsalt hoiab selle stabiilsena kogu selle seedetrakti. Ja minul ta seda teeb ja ma tõesti kasutan seda sellepärast igapäevaselt praktiliselt. Aitäh sulle! Aitäh sulle!